Tere, head kuulajad! Mina olen Kairi Ringo ja räägin teile täna märgistamise e-käsiraamatust. Märgistamise e-käsiraamat on loodud teadmussiirde pikaajalise programmi raames, mis on siis rahastatud omakorda Euroopa Liidu poolt. Ja selle käsiraamatu eesmärgiks on koondada toidu märgistamise nõuded ja neid nõudeid seal siis lahti seletada. Kui te olete nüüd algaja ja te ei ole väga palju toidumärgistustega kokku puutunud, siis ma pigem soovitaksin teil esialgu vaadata siit samast toiduteave.ee lehelt meie teisi väljaandeid, kus me oleme ka märgistamise nõudeid koondanud ja lühidalt selgitanud. Et kui te võtate siit väljaannete alt märgistamine, siis siit märgistamise alt te leiategi meie teabematerjale, mida me oleme siis aja jooksul välja töötanud märgistuse nõuete selgitamiseks. Kui siit allapoole kerida, siis siit tulevad näiteks sellised lühikesed 4 lehekülge 4A4 kokkuvõtted toidualase teabe esitamise põhinõuded ja ka toitumisalase teabe esitamise põhinõuded. Ja näiteks ka allergeenide esitamine. Nii et siit toiduteave.ee väljaanded ja märgistamine, siit on siis võimalik tutvuda selliste lühemate märgistust käsitlevate teabematerjalidega. Kui me nüüd läheme aga tõesti märgistamise e-käsiraamatu juurde, siis selle juurde te jõuate siit toiduteave.ee lehelt, kus siin paremal üleval on selline nupp nagu märgistamise käsiraamat. Kui nüüd siia vajutada, siis jõuab märgistamise e-käsiraamatusse ja kõigepealt algatuseks on siin selline oluline teave ja mõned hoiatused. Ja need hoiatused ütlevad seda, et see käsiraamat ei ole kuidagi nagu õigusaktide ametlik tõlgendus. Ja ta ei ole ka nagu õiguslikult siduv. Kuigi seda on koostamise käigus lugenud väga paljud inimesed, seda on lugenud praktikud ja andnud oma nõuandeid selle sisu osas. Seda on lugenud ametnikud, kes konkreetse toote näiteks märgistuse nõuetega tegelevad, aga sellest hoolimata me ei saa seda kuidagi lugeda nagu lõplikuks tõeks. Ja teine aspekt, mille eest siin hoiatatakse, on see, et lingid võivad vananeda. Ja me teeme kõik endast oleneva selleks, et see käsiraamat oleks nagu kogu aeg ajakohane ja et siin toodud lingid töötaksid. Aga ikkagi, kui teile tundub, et midagi on valesti või viidatakse näiteks vanale õigusaktile, siis alati kontrollige ikkagi õigusaktidest neid nõudeid, et mis seal ikkagi täpselt õigusaktis kirjas on. Aga see käsiraamat kindlasti on abimaterjaliks õigusaktide mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Nüüd, kui me siit liigume edasi, siis me jõuamegi märgistamise käsiraamatu esilehele ja siin ma tahaksin kõigepealt teie tähelepanu juhtida siin all servas olevatele linkidele. Siit on siis võimalik minna õigusaktide peale, ehk et selline koht, kus on kõik ära nimetatud need märgistamist käsitlevad õigusaktid nüüd siis nagu teemade kaupa. Ehk et siit on teil mugav ühe või teise õigusakti peale eraldi minna. Ja teine asi, mis siin all on veel eraldi toodud, on siis juhendid. Need juhendid, millele omakorda siin käsiraamatus on viidatud. Ja videoloengud. Videoloengud, millele te siit saate siis otse liikuda, on sellised head ülevaatlikud loengud nõuetest, toidumärgistamise üldistest nõuetest, toidugruppide kaupa, erinõuetest ja ka veel siis eraldi toitumisalane teave ja toitumise tervisealased väited.
Et kui teil on vajadus näiteks mõnda uut töötajat koolitada, siis kindlasti on see hea võimalus lasta need videod üle vaadata. Nüüd liikudes tagasi siia käsiraamatusse, näeme me esilehel sisukorda. Ja siin tuleks nüüd tähelepanu pöörata sellele, et enamus nendest nõuetest, mida siin on selgitatud, tulevad toidumärgistamise Euroopa Liidu määrusest, mille number on 1169 aastast 2011. Aga üllatavalt palju on toidugruppide erinõudeid, kus siis ühe või teise toidugrupi kohta on mingisuguses täiendavas õigusaktis veel mingeid täiendavaid märgistamise nõudeid esitatud. Ja kui me nüüd vaatame seda struktuuri siin, siis kahjuks on nii, et kui te tegelete näiteks mahlatoodetega, siis te ikkagi peate tutvuma kõigi nende üldnõuetega ka. Ehk et 3 esimest rida puudutavad tegelikult absoluutselt kõiki toidugruppe ja käitleja peab olema siis nende nõuetega kursis ja neid täitma. Ja kui teil juhtub olema selline toidugrupp, mille kohta on veel täiendavaid märgistamise nõudeid, siis need täiendavad märgistamise nõuded te leiate siit altpoolt, eks ju. Näiteks vesi, mahl ja alkohol. Siin osas te siis näete täiendavaid nõudeid, mis puudutavadki siis erinevad sorti vett, näiteks looduslik mineraalvesi, erinevaid mahlatooteid ja erinevaid alkohoolsete jookide märgistamise erinõudeid. Nii et igal juhul tuleb alati ennekõike tegeleda selle 3 esimese rea nõuetega ja siis vaadata, kas midagi täiendavat on veel konkreetselt teie toidugrupi kohta kehtestatud. Kõigepealt 2 esimest peatükki kindlasti tasuks läbi vaadata, kui te tahate nüüd saada sellist esmast ülevaadet või sissejuhatust teemasse. Muidugi, kui te olete juba spetsialist ja te teate täpselt, et millist detaili te tahate täpsustada enda jaoks, siis ei ole vaja neid 2 esimest peatükki vaadata. Aga 2 esimest peatükki on siis sellised sisulised sissejuhatused, ehk et esimeses peatükis räägitakse üldse toidualase teabe esitamise nõuete nagu üldisest loogikast, millised on keelenõuded, mis keeles ja kuidas, siis täpsemalt natukene eksitamise keelust nii-öelda, ehk et sellest, et mida loetakse eksitamiseks ja kuidas see märgistus ei tohi olla eksitav. Siis on siin need aspektid, et kes on vastutav märgistuse õigsuse eest ja selle info eest, mis seal kirjutatud on. Ja siis natukene samuti on sellest, et kuidas siis see märgistusel olev teave peaks liikuma tarneahelas. Sest põhimõtteliselt ju kõik need nõuded ikkagi kehtivad lõpptootele pakendatud, enamasti siiski müügipakendisse pakendatud tootele, et mis peab olema sinna peale kirjutatud. Suuremas osas toidualase teabe nõuded ei puuduta selle teabe liikumist tarneahelas, aga mõningad aspektid on siin ka reguleeritud. Nii et see on siis esimene peatükk, mida ma soovitan kindlasti vaadata. Ja teine peatükk, kohustuslikud andmed. Et siit nüüd hakkab välja kooruma siis see, et mis seal märgistuse peal olema peab, millised detailid ja siit te saategi siis selle esmase loetelu, et mis andmed üldse peavad märgistuse peal olema ja siit omakorda siis see käsiraamat viib konkreetse peatükini, kus te saate siis seda konkreetset aspekti täpsustada enda jaoks. Kohustuslike andmete peatükis lisaks siis sellele kohustuslike andmete loetelule, mida ma näitasin juba, on ka siis räägitud sellest, et kuidas need andmed esitatakse müügipakendisse pakendamata toidu puhul. Nagu ma ennem ütlesin, et enamasti ikkagi me ju kirjutame need märgistuse andmed pakendi peale. Siis on siin juttu sellest, et kuidas neid andmeid tuleb esitada, milline peab olema tähemärgi suurus, siis on oluline see, et milline on pakendi suurima
külje pindala, et sellest sõltub ka tähemärgi suurus näiteks või ka mõned erandid, mis tulevad. Et sellest on siin räägitud. Samuti on siin peatükis siis välja toodud kohe erandid ja ka need lisaandmed, mis siis tuleb veel esitada lisaks nendele kohustuslikele andmetele, mis siin juba kirjas on. Nii et see on ka nii-öelda niisugune sissejuhatav peatükk, millele kindlasti tasub tähelepanu pöörata. Nüüd ma räägiksin teile natukene üldse sellest loogikast, et kuidas me oleme selle käsiraamatu peatükid üles ehitanud ja mida siit on võimalik leida. Ma lähen tagasi siia esimese peatüki juurde. Siis te siin näete, et kõigepealt on meil igas peatükis sisukord, mis on siis selline lingitud, et siit te saate liikuda kohe vastavasse peatükki, mis teid huvitab. Ja siit omakorda alt paremalt lähete jälle üles algusesse tagasi. Nüüd need lehed on üles ehitatud kõik selliselt, et kui midagi on punases kastis, siis seda me oleme pidanud eriti oluliseks, mida antud teema kohta välja tuua. Ja näete ka rohelisi kaste siin teistes peatükkides, selles konkreetses peatükis siin ei ole sellist rohelist kasti. Aga näete ka rohelisi kaste ja rohelistes kastides on siis enamasti näited. Nüüd kõigist peatükkidest on kindlasti linkitud ka õigusaktidesse ja õigusaktidesse nüüd linkimise puhul tahan teie tähelepanu juhtida siin kindlasti sellele, et te võtaksite alati viimase konsolideeritud versiooni. Need linkid ei ole viidud mitte viimase konsolideeritud või nagu kehtiva versiooni peale, vaid enamasti ongi linkitud algversioonile. Ja vaja oleks siis, et te võtate siit, kuhu on kirjutatud praegune konsolideeritud versioon, klõpsate siia ja siis te saate olla kindel, et teil on nagu praegu viimane kehtiv õigusakt. Ja siis siit te saate selle õigusaktiga juba täpsemalt tutvuda. Aga kindlasti jälgige seda, et te jõuate selle praegu kehtiva teksti juurde. Nüüd veel me näeme siin kiirlinke ja kiirlinkide pealt jällegi saab sellesse samasse õigusaktide loetelu minna. Saab minna nende juhendite juurde, mis on olnud selle käsiraamatu koostamise aluseks ja millele on siin viidatud. Ja samamoodi on siin veel eraldi mõistete link. Need mõisted on siin tekstis ka niimoodi alla joonitud ja need on nüüd need mõisted, mis tulevad õigusaktidest. Tihtipeale võib olla see, et mõistel on nagu erinev selgitus näiteks kui tavaelus, eks ju, et no näiteks toitumisalase teabe puhul sool tähendab meile naatriumi sisalduse põhjal arvutatud soola ekvivalenti, aga kui me retseptiraamatut loeme, siis sool tähendab lihtsalt seda soola, mida me võtame sealt topsist. Nii et meil on need mõisted siin selgitatud siis konkreetselt õigusaktist tulenevalt ja on siin tekstis niimoodi alla joonitud ka. Ka on kindlasti lingitud mitmetes kohtades peatükkide vahel. Me ei ole tahtnud väga palju linkida, mis tähendab seda, et kohati võivad tekstid jälle omakorda korduda, kuna me ei ole tahtnud seda, et see lugeja peaks siin hüppama erinevate peatükkide vahel väga palju. Aga samas siiski on lingitud siin peatükkide vahel, et kui siit kohast on oluline lugeda nüüd edasi hoopiski kaugmüügi peatükist, siis saate te siit minna kaugmüügi peatükki näiteks. Kui on selline valdkond, kus on hästi palju näiteks mingisuguseid detaile veel kuskil juhendis täpsemalt selgitatud, siis me ei ole neid ümber kirjutanud,
vaid mõnes peatükis on niimoodi, et peatüki lõpus on veel omakorda lisalingid lisajuhendmaterjalidele. Näiteks päritolu märkimine on selline peatükk, kus siis toidu põhikoostisosa päritolu esitamise kohta on tegelikult olemas väga põhjalik juhend, mis on omakorda mitukümmend lehekülge. Seda juhendit ei ole me siia ümber kirjutanud, on lihtsalt põhiasjad toidu põhikoostisosa päritolu esitamise kohta siin ära selgitatud ja siis on omakorda peatüki lõpus siis veel omakorda tehtud viide siis sellele detailsemale juhendile. Nii et selline see teooria osa siin käsiraamatus on. Peatükid on üsna pikad ja põhjalikud, aga loodetavasti siis selgitavad konkreetse teema lugeja jaoks hästi lahti. See kõik puudutas siis märgistamise käsiraamatu teooria osa. Kui te nüüd tunnete, et te olete üldjoontes teooriaga kursis, siis iga sisupeatüki juurest käsiraamatus on võimalik minna sellise rakenduse peale, mille nimi on koosta märgistus. Selle rakenduse eesmärgiks on aidata käitlejal, selle rakenduse kasutajal, aidata läbi mõelda ja vormistada oma märgistust. Et see rakendus kindlasti ei tee teie eest nõuetekohast märgistust ja selle kasutajal peab ikkagi olema endal juba teadmine olemus, et millised need märgistamise nõuded on ja mida ma sinna pean kirjutama. Mul peavad olema andmed oma toote kohta loomulikult olemas. See rakendus põhineb üldnõuetele, ehk et ta ei suuda arvestada selliseid erandeid või erijuhte, mis märgistuse koostamisel ka ette tulevad. Ja kindlasti me ei saa nüüd garanteerida, et seda rakendust kasutades te nüüd saategi nõuetekohase märgistuse. Aga küll see aga aitab selle loomisele kaasa, aitab siis kõik need märgistuse aspektid läbi mõelda. Ja ma olen siin teinud juba natukene ette täitnud, aga püüan siis siin korra näidata, et mida see rakendus teha oskab ja mida see ei oska teha ja kuidas te seda saaksite endale kasulikult ära kasutada. Märgistusele rakenduses on siis need lahtrid, kuhu te saate kirjutada siis need andmed, mis on kohustuslikud märgistusele esitada. Siin märgistuse rakenduses on siis iga teema kohta ka omakorda antud väike lühikene meeldetuletus, et näiteks kui me räägime toidu nimetusest, et mida siin siis mõeldakse, aga samas on iga selle teema juurest võimalik tagasi minna lingi pealt loe rohkem, on võimalik tagasi minna märgistuse käsiraamatusse, ehk et siis sinna teooria ossa ja lugeda omakorda selle teema kohta uuesti üle, kui midagi nüüd siin rakendust kasutades jääb segaseks või ei tule meelde. Ma olen siia natukene võtnud ühe hästi lihtsa näite, et lihtsalt sellega natuke illustreerida siis selle rakenduse töövõimalusi. Olen natukene ära täitnud, olen kirjutanud siia toidu nimetuse. Võtsin toidu nimetuseks või siis selleks toiduks sellise asja nagu moositäidisega küpsis. Nüüd meil on siin kaks varianti, siin on siis see toidu nimetus, mis on siis see päris nimetus, kas kirjeldav või üldtuntud või õigusaktiga kehtestatud nimetus. Aga samas te võite välja mõelda ka mingisuguse välja mõeldud nimetuse, brändi, kaubamärgi, midagi, mis ei iseloomusta seda toodet päriselt nagu õigusaktide mõttes. Ja ma olen siia kirjutanud, et see on moosiamps, on selline nimetus. Nüüd siit järgmisest lahtrist saab siis valida nimetusega kaasnevaid andmeid. Ja siit on siis teatud loetelu on siia ette antud, aga siia saab ka ise kirjutada. Ma praegu valin siit sügavkülmutatud
lihtsalt, et illustreerida. Siis kindlasti on netokogus vaja märgistusele kanda ja te saate kirjutada mis iganes koguse te soovite ja kindlasti peate valima ühiku, et kas see on siis vedelik või see on siis grammides näidatav tahketoit. Kõige keerulisem kindlasti siin on koostisosade esitamine ja koostisosade esitamisel te peate ise oskama neid määratleda. Vähe sellest, et te peate loomulikult teadma, millest teie toit koosneb, aga siin rakendus ei tea seda, et mis on näiteks allergeenid või ta ei tea, millisel juhul tuleb koostisosa koguse protsenti näidata. Samuti ei tea see rakendus seda, et osasid toite võib näiteks rühmanimetusega nimetada. Ehk et ikkagi rakendus põhineb üldnõuetel, ta ei suuda arvestada eranditega ja teil peavad olema need teadmised endal olemas, kuidas ja mida te siia sisse kirjutate talle. Mõningad asjad on siin rakenduses nagu kontrollmehhanismidena sisse kirjutatud ja seda ma teile näitan, aga üldiselt peab teil ikkagi olema endal väga selge ettekujutus, mida siia kirjutama peaks. Oluline, kui me hakkame, ma olen siia juba need koostisosad ära märkinud praegu, et kui me hakkame nüüd sisestama siia ühe toidu koostisosi, siis kõigepealt ma alustasin sellest, et ma panin, et esimene koostisosa on moos. Nüüd ma saan valida iga koostisosa puhul, et kas tegemist on allergeeniga, peaksin ära märkima, kui see oleks allergeen, sest jällegi rakendus seda ise ei tea, et millised on allergeenid, seda te peate ise teadma. Siis ei teada ka seda, et kas selle koostisosa kogust peaks protsentides näitama. Nüüd, kuna meil oli toode, mille nimi oli siis moosi täidisega küpsis, siis ilmselt moosi koguse peaks protsendiga näitama. Teen siia linnukese. Samuti on moos liitkoostisosa. Teen siia väikse täpi. Märgin ära, et see toode on liitkoostisosa. Ja niipea, kui te olete selle ära märkinud, siis rakendus pakub teile, et nüüd te saate hakata sisestama moosi ehk liitkoostisosa koostisosi. Need ma olen siia ka juba ära sisestanud, aga põhimõtteliselt hakkan siit sisestama, eks ju, kirjutan vaarikad. Vaarikad ei ole allergeen, protsenti ma ka siin näitama ei pea, ta on üksik koostisosa ja niimoodi ta lähebki. Nüüd koguste sisestamisel. Rakendus kasutab neid koguseid ainult ühe konkreetse toote ulatuses koostisosade sisalduse alanevasse järjekorda panemiseks. Ehk et te peate vaatama, et nagu ühe toote, ehk et siin siis näiteks moosi ulatuses on need koostisosade kogused sellised, et rakendus suudab nad adekvaatselt järjestada. Samas me siin praegu näeme, eks ju, et moosi on mul siin praegu lõpptoote 1000 grammi väljatuleku kohta 200 grammi pandud, aga vaarikaid on 560 grammi. Ehk et ma olen teinud nagu iga koostisosa siis väljatuleku 1000 grammi praegu siin. Nii küpsiste väljatulek on 1000 grammi, kui omakorda moosi väljatulek on 1000 grammi. Aga rakendus ennast sellest häirida ei lase, ta siis kasutab neid koguseid ainult selleks, et konkreetse toote koostisosad järjestada sisalduse alanevasse järjekorda ja arvutada protsenti. Kui talle on öeldud, et me peaksime vaarikate protsenti näitama, siis ta arvutab selle protsendi välja. Nüüd järgmine koostisosa, mille ma olen siia sisestanud, on pektiin. Ja kui ma märgin, et tegemist on lisaainega, siis see rakendus ütleb kohe, et nüüd te peate valima ka lisaainete grupi. Ja siis ma siit saan valida. Siin on nüüd õiged, korrektsed lisaainete rühmanimetused ja märgistusel, eks ju, kui me lisaainet märgistame, siis peab seal rühmanimetus ees olema. Siit ma saan siis need rühmanimetused.
Küll aga rakendus ei tunne lisaainete nimetusi. Kui te kirjutate siia suhkur ja märgite, et see on lisaaine, siis see rakendus seda usub. Et seda kontrolli, et kas see aine, mis te siia kirjutasite, ka päriselt lisaainete loetelus on või milline on selle lisaaine korrektne nimetus, et seda kontrolli see rakendus ei tee. Nüüd moosi koostisosana ma olen siia veel märkinud suhkrut ja siis ongi moosiga korras. Ja samamoodi ma olen küpsist, ma olen praegu siis üles ehitanud selle koostisosade loetelu niimoodi, et see toode koosneb 2 liitkoostisosast, moosist ja küpsisest. Ja omakorda siis küpsise puhul ma olen samamoodi märkinud, et see on liitkoostisosa. Olen siia teinud täpi ja olen märkinud tema koostisosad. Nüüd, kui ma korraks vaatan siia nisujahu näiteks, siis ma siin olen märkinud, et nisujahu on allergeen. Seda te peate ise teadma, et nisu on allergeen. Ja muud siin ei olegi. Samamoodi või on allergeenina märgitud, loodetavasti on. Tuleb jällegi ära märkida. Ja kui me jõuame sinna lõppu, siis te näete, kuidas see rakendus siis, mida ta selle teadmisega peale hakkab ja mida te olete talle siia sisestanud. Nii et see võtab üsna palju aega, et siia sisestada neid koostisosade andmeid, aga lõpuks siis rakendus oskab teha seda, et ta järjestab koostisosad sisalduse alanevasse järjestusse ja märgib ära allergeenid loetelus, kui te olete talle märkinud, et see on allergeen ja arvutab teatud koostisosade protsendi lõpptoote kohta, kui te olete talle märkinud, et ta peab seda tegema. Koostisosade protsendi arvutamisel ka rakendus lähtub ainult üldnõuetest, ehk et tema arvutab siis ikkagi selle koostisosade protsendi lihtsalt selle toote koguse põhjal. Ta ei arvesta näiteks seda kuumtöötlemisel niiskust kaotavat toodete erandit. Nii et siin ta ikkagi kasutab ainult üldnõudeid ja erandeid ei arvesta. Säilimisaeg on järgmine asi, mida te peate märkima. Siin on jällegi, tuleb juba loetelu võimalikest sõnadest, mida tuleb kasutada. Need on siis konkreetsed ja korrektsed säilimisaja näitamise sõnad. Valisin siit parim enne lõppu. Ja siis märgitakse siin, et kui ma olen valinud parim enne lõppu, siis tuleks nüüd näidata kas kuu ja aasta või ainult aasta. Ja selle ma olen siin siis teinud. Nüüd säilitamistingimused. Kuna ma siin valisin, et see on sügavkülmutatud toode, siis ma kirjutasin siia ka, et tuleb säilitada -18 või alla selle. Tarvitamisjuhist võite ka siia kirjutada, praegu ma ei ole siia midagi kirjutanud. Toitumisalane teave. Toitumisalase teabe puhul on siin hea see, et see rakendus kirjutab teile kõik ette, et mis andmed tuleb esitada. Esiteks, toitumisalane teave on enamasti kohustuslik, mitte nüüd päris kõikide toodete puhul, aga suuremas osas. Et siin on siis ette antud õiges järjekorras, õigete terminitega need andmed, mis tuleb toitumisalases teabes esitada. Ma olen siia natukene juba numbreid sisse kirjutanud. Need ei pruugi olla väga tõesed selle toote kohta, aga ärge sellele tähelepanu pöörake. Siin on siis teatud andmed toitumisalasest teabest juba sisse kirjutatud. Energiasisaldus, kohustuslikest andmetest rasvasisaldus, küllastunud rasvhapped, süsivesikud. Mõned kohustuslikud väljad ma olen ka jätnud täitmata. Ja siin on ka näha, et millised on siis need vabatahtlikud andmed, mida võib veel lisaks esitada. Et toitumisalases teabes tohib teatavasti esitada ainult teatud limiteeritud hulka informatsiooni. Ja see on siin kõik siis ära märgitud, mida võib esitada. Nüüd
Kui ma soovin esitada ka vitamiinide ja mineraalainete koguseid, siis ma teen siia linnukese ja mulle avaneb loetelu siis nendest vitamiinidest ja mineraaltoitainetest, mida tohib märgistusele kanda. Et tegelikult mitte kõiki ei tohi märgistusele esitada, vaid ainult teatud loetelu on siis märgistamise määruses toodud vitamiine ja mineraalaineid, mida võib esitada. Ja teine aspekt on siin see, et vitamiini või mineraalainet tohib märgistusel välja tuua ainult siis, kui seda on märkimisväärses koguses. Ehk kui seda on 15% päevasest võrdluskogusest 100 grammis või 100 milliliitris tootes. Ja seda see rakendus nüüd teie eest teeb. Et kui te panete siia sisse vitamiini sisalduse, ma panen täiesti niimoodi juhuslikult, et näiteks 1 milligramm arvan, et on siin küpsisest C-vitamiini ja näiteks kuidagi siit altpoolt veel paneme ka B6 vitamiini, näiteks, et seda on 3,4 milligrammi. Ja need on küll täiesti meelevaldsed numbrid siin praegu, aga lihtsalt selleks, et näidata teile, kuidas see asi töötab. Ja siis arvutab see rakendus nüüd protsenti päevasest võrdluskogusest. Üks aspekt on see, et neid, mida on vähem kui märkimisväärses koguses, neid vitamiine ja mineraalaineid ei tohi üldse märgistusel näidata. Teine aspekt on see, et vitamiinide ja mineraalainete puhul tuleb märkida ka see protsent päevasest võrdluskogusest. Ehk et siia rakendusse on need võrdluskogused sisestatud ja ta siis suudab arvutada nende numbrite pealt, mida te siia panete, suudab arvutada, milline on selle konkreetse vitamiini protsent päevasest võrdluskogusest, mis tuleb märgistusele kanda. Nüüd, kui tegemist oleks joogiga, siis me peaksime siia märkima ja sellepärast, et märkimisväärsed kogused on erinevad. Tahketoidu puhul siis 15% päevasest võrdluskogusest, aga joogi puhul 7,5%. Ja selleks, et ta õigesti arvutaks seda, kas vitamiini on piisavalt, et märgistusele esitada, selleks tuleks siis siin ära märkida, et tegemist on joogiga. Nüüd on mul enam-vähem kõik väljad täidetud ja lähen siia nupu peale, kus on koostamärgistus. Ja vaatan, et millise väljundi ma nüüd siis saan siit. Saan sellise väljundi, kuhu see rakendus on nüüd need andmed kandnud, mida te talle sisestasite. Ta on pannud siia toidu nimetuse ja nimetuse juurde siis informatsiooni, et tegemist on sügavkülmutatud toiduga. Nüüd koostisosad on ta siis järjestanud sisalduse alanevasse järjekorda. Liitkoostisosad on selle liitkoostisosa taga. Allergeenid on rõhutatud. Kuna tegemist oli siis moositäidisega küpsisega, siis me märkisime, et moosiprotsenti tuleks näidata. Näitab siin ka moosiprotsenti, arvutas välja. Ja näitab, et pektiin on lisaaine, ehk et ta näitab seda lisaaine gruppi siis siin pektiini nimetuse ees. Säilimisaega näitab selliselt, nagu te sisestasite, säilitamistingimused. Ja nüüd toitumisalases teabes on, kuna ma tegin siia mõned vead, siis siin on sellised veateated. Ja kõigepealt ma vahetasin kilotšaulide ja kilokalorite kogused ära. Siis ta hoiatab meid siin selle eest, et kilotšaul, et niimoodi ei saa olla, et kilotšaulid on väiksem number kui kilokalorite juures. Ehk et midagi on siin valesti. Rasvad, küllastunud rasvhapped, süsivesikud, nii suhkruid me ei sisestanud. Ta ütleb, et siin peab olema number. Peate selle välja täitma. Soola ma ka ei sisestanud samamoodi. Ja
Ja kuna C-vitamiini oli väga vähe, siis ta ütleb, et seda ei tohi esitada, kuna see kogus jääb alla 15% päevasest võrdluskogusest. Ja siia on ta siis arvutanud ka selle protsendi päevasest võrdluskogusest välja, mis tuleb toitumisalasest teabes esitada. Et sellise väljundi saab nende andmete põhjal, mida te siia ise sisestate. Kahtlemata ei ole see ilusti kujundatud märgistus, aga see näitab ära need põhiandmed, mis seal märgistusel olema peavad. Ja kui ma avastan või me näemegi siin, eks ju, et midagi on jäänud täitmata, midagi on valesti, et siis saab siit tagasi minna ja tegelikult siis oma neid andmeid täiendada ja uuesti proovida, et kui ma nüüd täiendan ära, et kas siis selle rakenduse arvates on nüüd kõik kohustuslikud väljad täidetud. Sellega ongi selle rakenduse tutvustus lõppenud. Kui te märkate siin midagi, millele te tahate tähelepanu juhtida, kas siin selles rakenduses või käsiraamatu teooria osas, siis siin on selline nupp nagu anna tagasisidet. Siia te saate kirjutada oma tagasiside ja see jõuab ilusti meieni ja me saame sellega tegeleda, parandada vigu või täiendada või vastata teie küsimustele. Sellega ongi minu märgistamise käsiraamatu tutvustav loeng lõppenud. Head kasutamist teile, head lugemist ja ma loodan, et sellest käsiraamatust on teile kasu. Suur aitäh kuulamast!